No nii, tere! Punkar TT siinpool. Ootamatu olukord. 2 videot ühel nädalal, ei tea, mida see võib tähendada. Algselt tuli ju video ära, luuletus tuli ära, et mille jaoks nüüd järsku uut vaja on nüüd õhtul. Aga sellepärast, et see nädal on minu kodulinna Türi 100. sünnipäeva nädal. Türi linn saab 2. juulil 100-aastaseks ning mina sellel kahjuks osaleda ei saa, kuna ma olen Tartus, aga et ikkagi pisut sellest peost, jutumärkides peost osa saada, siis mõtlesin, et teen ikkagi video või vähemalt reklaami pisut üritustele, mis siis toimub ja tutvustan pisut Türi linna, seda mõned kohad, mis minule seal kõige rohkem meeldivad või mida seal teha saab, vahet pole mis aastaajal. Juba homme 1. juulil astub Türi põhikooli juures üles sadu, siis 2. juulil, kui on sünnipäev, toimub kõlav kingitus ehk kontsert Estonian Voicese ja kammerorkestriga. Siis 3. juulil on Pika Laua piknik ja 4. juulil on Türi avatud aedade ja aedlinna kohvikute päev. Üritusi on palju tulemas, nii Kaare lauluaja kui ka Jaan Pehki raamatute esitlused. Nii et tuleme, türilastel on tegevust ja meelelahutust see nädal väga palju. Kahju, et mina osaleda ei saa, aga vähemalt loodan mõnele teisele üritusele jõuda kunagi. Jah, Türi on minu kodulinn ja selleks ta ka jääb, isegi kui ma praegu tuleviku plaanin elada Tartus, siis ma ikkagi üritan Türil ikkagi käia ja mul on kodulinn on ikkagi mulle kallis see Türi, isegi kui ma seal praegu ei ole. Mis on sellised toredamad üritused, mis Türil toimunud on? No üks on Lillelaat, kus ma see aasta ei osalenud, aga tegin teile reklaami. Samuti on nüüd viimastel aastatel toimunud Türi tantsuõhtud, kus ma olen käinud mitte küll tantsimas, aga esinejaid vaatamas. Mäletan, kes seal kõik on olnud ansambel Caprice, Hellad Velled, Voldemar Kuslap, Boris Lehtlaan, Marju Länik, siis järgmisel aastal olid Kurjad plaanid, Hunt, Respekt, Jüri Omenja, Mait Maltis ja neid on seal veel kõik olnud, Elumees on seal käinud. Mul läksid nüüd pisut järjekorrad sassi, mis päeval keegi oli, aga see pole ka nii tähtis. Ja viimane kord, kui käisin, olid seal Ergo, Parvepoisid ja legendaarne Jüri Vlassov. Ja üks bänd oli veel, keda ma ei näinud, aga ei tule praegu nimi meelde. Et üritusi on palju olnud, lisaks veel ka õunafestival ja sügislaat, mis tuleb septembris, kuhu ehk saab minna. Samuti on Türi Kultuurikeskuses palju toredaid üritusi olnud, kindlasti aastalõpupidu tuleb see aasta. Ja mida veel Türil teha saab, seal mõnusaid kohvikuid on seal, Türi kolledž, Kadri Tare, kroonikohvik, mis mõned aastad tagasi avati. Siis Tollimetsas saab toredaid asju teha, talvel saab seal kelgutada, Türil on 3 kelgumäge, suusarada on avatud, aga lähme nüüd ikkagi suvesse tagasi. Lisaks on seal ka koertepark ja Türi Tollimetsas on hea koertega jalutada. Samuti on olemas ka mõnusaks suplemiseks, suvel palaval ilmal on Türi tehisjärv, pluss rand, saab tehisjärves ujuda, rannas võrkpalli mängida, korvpalli mängida või siis lihtsalt ümber ranna liikuda. Samuti on ka Türi elamuspark, kus saab seiklusradadel käia, trossidega üle ronida puu otsas. Et jah, siukseid toredaid asju seal on, kohvikuid on tegelikult Türi raudteejaamas, bussijaamas on ka ja
ikka Türi lillelaat on ikka üks kõige põhilisem üritus, mäletan esimest korda sain seal Jaagup Kremiga pilte teha, sealt sai see minu kuulsuste huvi alguse. Ja seal on alati, Türi lillelaadal on alati tore käia, sest see toob nii palju rahvast kokku Türile, nii palju vanu sõpru, näed, keda pole ammu näinud, kõik on ümber ilma laiali, aga siis on üks üritus, mis toob kõik koju Türile. Jah, et kui juba Türist rääkida, siis võiks ka tervitada, et tervitaks Türi Ühisgümnaasiumi, mille ma lõpetasin, kus olid mul 3 kõige toredamat aastat gümnaasiumis Türil. Ja ka Türi Kultuurikeskust, kus on paljudel üritustel käinud abiks, kui ka niisama käinud kontserditel, et väga tore ja mul on kahju, et kõik türilased, kes vaatavad, mul on kahju, et ma ei saa teie juures olla nendel üritustel, siis kui need toimuvad nüüd see nädalal alates homsest. Aga mul on ikkagi väga suur rõõm öelda, et ma olen Türilt pärit ja loodetavasti ikka mõnele üritusele tulla saan ja kui mitte see nädal, sünnipäeva nädalal, siis hiljem, aga ikkagi väga tore on ja rõõm on öelda, et olen türilane ja nüüd kohe olen linna elanik, mis on 100 aastat vana. Et olge terved, nautige ja ehk näeme mõnel Türi üritusel, et ma tulen hea meelega Türile alati tagasi, kuigi ma elan Tartus. Et ikkagi Türi on kodulinn ja selleks ta mulle ka jääb. Et minge teie ka Türile, tutvuge siukse väiksema linnaga ka, kes ei ole seal kunagi käinud. Olge terved ja palju õnne Türi 100. sünnipäeva puhul.